tulemast Saaremaa duatlonile. Saaremaa duatlonile. Jep, here we go, no. Jep. Muud ei olegi. Aastane trip kaugele mandrilt. Kõige kaugem punkt üldse Eestil. Täna oli tööpäev. Kristo võttis mu otse koolist peale. Ma kodust läbi käia ei saanudki. Ja kell on praegu 18.12. Pakime auto lahti ja teeme väikse liigutamise trenni. Enne ootame Gerdi ka ära. Gert Pallo, Kristo Prangeli vend siis, kes ei teadnud. Nüüd teate ja värki. Tema tuleb natuke hiljem. Jah, ta jõuab tunni aja pärast. Jah, peame ootama. Aga no meil ongi. Paneme rattad jooksud alla ja paneme asjad riidesse ennast ja siis jõuamegi. Jah, ja siis me lähme pitsat sööma. Lihtsalt siin lendavad. Homme on võistlus. Mekaanik. Okei. Ratas katki 500 eurot. Kõik see ratas teeb tõk-tõk-tõk? Jah. Kõik katki 500 eurot. No, хорошо. Teeme ära. Нормально, я. Ну, да. Хорошо. До свидания. Ну, пока. Luure käib, jah? Ja käib. Kõva luure. Mida sa õgid seal? Minuga üks söödud, noh. No nii. Ta ei võtnud see end. 17. 21. No nii. Oskar. Anna kandke nüüd. Läheb, Gert, juurde nüüd. Juurde. Läheb. Ujumise spordiklubi esindaja ning selle vanuseklassi Eesti meistriks kroonitakse tulemusega. Raatas korras. Andud, vaatame, mis sa ette teeb. Sul läheb? Liiga väike ratas. Jälle liiga väike ratas. Õljub siin. Head tuult ei ole. Ma just ütlesin sama. Tehtud või? Tehtud. Saaremaa duatlon 2022 ei läinud just minu jaoks kõige paremini. No, number oli 13 ka, No eelmise aasta võitjale anti see aasta stardi number 13, et järgmine aasta lubati, et seda numbrit ei eksisteeri. Nagu ta ka olema peaks. Aga minul läks võistlustes nii, et räägime siis koos või? Korraga või? No alustame jooksust. Esimene jooks. 5 kilomeetrit. Mul läks päris hästi tegelikult. Ma tegin täpselt selle ära, mis ma teha tahtsin. Ja jooksin kiiremini kui varasemalt, nii et
tulemus oli päris hea, 4:00 tuli lõppkokkuvõttes keskmine tempo siis ja esimene ring, mis oli umbes 2, midagi kilomeetrit, siis see oli hoopis 3:42 tempoga joostud, nii et see algus oli veits liiga kiire, ma arvan. Mina tegin ka uue 5 kilomeetri rekordi. Alustasin ka väravast välja minnes, vaatasin kella, oli 3:00. Siis lasin Sikul ja Arminil minna ja siis grill tuli mööda ja siis jooksin temaga koos pool ringi ja siis lasin tema ka minna. Mõtlesin, et äkki õnnestub ratas kätte saada, aga ei, ta tegi tugeva ratta ja jooksu otsa veel sinna ja... Jah, rattarajal ma läksin 3. ratast sõitma ja püüdsin teise koha naise kinni ja 3. ringile läksin teiselt kohalt ja hakkasin esimest püüdma, aga seal on see munakivi lõiguke, mis siis ilmselt ma läksin oma käigu nupule vastu, mis siis lükkas raputades keti maha ja siis ma proovisin kergelt kerida, et äkki läheb peale tagasi, aga see tõmbas hoopis keti mingi hetk ümber vända 2 tiiru ja kinni ja siis ma mässasin sellega üle 3 minuti, ma arvan, seal. Ma alguses kohe tundsin, et mida värkina, et keegi on mu sadulat näppinud, et sadul on nii kõrgena, reaalselt ei ole kunagi nii kõrge sadul olnud. Ja siis sõitsin ring edasi ja läks aina paremaks ja jalg läks ka paremaks ja peale seda jooksu ja sõitsin siis tol päeva raja kiirema aja ja järgmine jooks siis sain peaaegu lõpus, viimasel 2 kilomeetril sain siis Armini kätte. Rattas ja siin 3. läksin siis jooksma, aga ma olin nii tugeva ratta teinud, et jooksujalga enam ei olnud selleks, et just joosta. Ja taga oli ka juba 2-minutiline vahe sees, nii et sain lõdvaks lasta. Ja mitmes koht sul tuli? 4. koht. Ja vanuseklassis? 3. koht. Nii et sul läks hästi tegelikult? Jah. No mul, kui ma rattas ma siis lõpuks hakkasin siis jälle neid püüdma, kes kõik minust mööda olid sõitnud. Ja ega mul seal enam midagi teha väga ei olnud, sest et jooksma läksin ma 4. ja lõpetasin ka 4. Seal nagu ei olnud enam mitte midagi püüda, et suht kurb oli juba viimasele jooksuringile minna, aga vähemalt ma sain võistluse lõpetada ja ei pidanud katkestama selle keti jama pärast. Et ebaõnn lihtsalt ja ikka juhtub, et ma olen oma nutmised ära nutnud ja nüüd tuleb just edasi minna ja järgmisele võistlusele keskenduda. Vot, aga selline sai siis meie Saaremaa duatlon sel aastal ja... Siis tuli karikasarja kokkuvõttes siis enda vanuseklassi võit. Jah, palju õnne. Palju õnne, jah, aga mul oli ka muidu 4. koht siis ja vanuseklassis esimene. Aga davai, äkki näeme siis mingil järgmisel võistlusel. Vaatame, mida põnevat me teeme. Tartu linnamaraton. Ja siis Saaremaa 3 päeva jooks. Et vaatame, mida me filmime ja mida mitte ja... Hästi. Tšau! Tšau!